videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 112. Polariseerumine, paha. Polariseerumine kui vahend. Siin viimaste valimiste aegu mul elukaaslane küsis tehisarult, mis siis juhtuks, kui Kertu Luisust saaks linnapea. Ja tehisaru ütles, et rohkem isikuvabadusi ja see jutt oli väga ilus. Mina mõtlesin, et ohohoo, ma isegi ei ole mõelnud endast sellises positsioonis. Ei ole isegi minu ambitsioon ausalt öeldes. Aga selle ilusa jutu lõppu tuli, et aga polariseeruks kogu see asi väga. Ja siis ma süvenesin sellesse polariseerumise nähtusesse, et mis ta on, kust ta tuleb. Ja jõudsin omadega sinna kohta, et see, mis meil ühiskonnas toimub, see on sihilik üksteisele vastanduma sättimine. Ja ma mõistan, et väga lihtne on siit öelda, et aga teie olite ju need vaktsiini vastased. Et just kui me võtsime kohe vastase positsiooni. Ma ei ütleks, et me olime vastased, me lihtsalt kaitsesime ennast, kaitseme tänase päevani kõige selle eest, millest nendel nii-öelda pooldajatel pole halli aimugi, sest neil puudub infole ligipääs. Ja kui nad hakkavad seda informatsiooni ise omal käel välja otsima, siis nad on oma peaga mõtlejad, mis on ka selline väga äärmuslik asi, mida tänases ühiskonnas teha. Oma peaga mõtleja oled või jäta asi spetsialistide hoolde. Siis need spetsialistid, kes on aastaid käinud koolis aastakümneid, siis olnud sellel kohal näiteks. Nad ei saa praegu kuhugi poole kalduda sellest etteantavast, sest et muidu ups üle sa oled mitte spetsialist ega ekspert. Aga see selleks, ma hakkasin siis enda jaoks märkama ka neid näiteid ja hiljaaegu lugesin läbi sellise raamatu, mis mulle kingiti vestlusõhtul Ain Saar aktsioonide aeg ja siin hästi huvitavalt tuli välja, kuidas pandi vastanduma vene ja eesti noori, kuigi seal vastandumist kui sellist polnud olemas. Seal võisid olla mingeid isikute tasandil hõõrumised, aga siin näiteks ühes loos täitsa KGB ise korraldas noortevahelise kakluse ja lihtsalt selleks, et selle raamatu autorid saaks orki tõmmata, ei õnnestunud ja kedagi siis lõpuks süüdi ka ei mõistetud, sest et temal ei hakanud hammast peale ja siis see asi lihtsalt vaibus ära. Aga sealt edasi ma mõtlesin, kes on tänane KGB, kuna selle raamatu tänase päeva vahel on niivõrd kuramuse palju paralleele, siis ma hakkasin, mõned nimedki on samad, aga lipuvärv on vahetunud, sest et põhimõtted. Ja ma hakkasin tooma paralleele ja siis ma mõtlesin, mis on tänane KGB. Ja ma arvan, aga ma välja ei ütle igaks juhuks, sest et ega see tänane KGB väga palju lahjem pole, lihtsalt võtted on natuke teised. Ja tõesti hea raamat. Ain Saar aktsioonide aeg räägib siis sellest, kuidas aastatel 87-88 hakkasid Võrumaal noored seisma selle eest, mis on midagi elementaarset, see on vabadus, sest me sünnime siia ilma vabadena ja me peaksime saama siin elada vabana, sest muidu see inimkogemus ei ole see, milleks see hing üldse siia tuleb, aga täna toimuva taustal mulle tundub, et see on nagu mingi meistriklass, et see sünnid siia vabana, aga kuidas nendes tingimustes säilitada oma vabadust. Ja see on väljakutse, see on tõsine väljakutse. Ja see samune vastandumine, mida ma näen, on ka selles plaanis, kuidas meil siin marudalt LGBTIQ inimestest seistakse, et oleks võrdsem ja kõik oleks väga hea ja nunnu harmooniline. No ei ole see eesmärk. Eesmärk on jälle, meil on majandus omadega sealmaal, kus absoluutne vaesus üha süveneb ja siis investeeritakse mitte väikseid summasid ja juba pikemalt ja hoogu pandakse ainult juurde, kuidas siis on raha vaja suunata sellesse samusesse vähemusse, mis paisub nagu pärmi pealt, sest kui sa saad aru, et sinna vähemusse kuuludes sul on suuremad eelised elus,
siis see võib nagu mõjutada inimese valikuid ja olemust ja kelleks ta siis valib saada, ehk siis sa ei vali mitte, et minust saab juuksur, vaid et minust saab see trans või muu inimene, sest et siis ma võin ükskõik mis valdkonnas olla väga õitsev, sest et mul on pärituul. Ja ma võin nüüd eksida, aga kas oli Himmleri raamat see, kus räägiti, et nad imbuvad sisse ja võtavad endasugused kaasa. Ja kes siis päriselt on see nendesugune, ma ei tea, see lähebki lõpuks segaseks, sest et see eesmärk ei olegi siis olla sina ise, vaid olla see, kellel on pärituul ja suured rahad. Ja siis sa võid olla ükskõik kes, keda tellitakse. Meenub üks naine, kes ütles, et lapsele pandi diagnoosi, siis ta ütles, las olla siis diagnoosiga ja luges ette, mis hüvesid kõike ta sellest saab, et see laps on tal siis diagnoosiga. Aga kuidas see mõjutab lapse enda teadvust, et tal on mingi märk küljes ja natuke suurem mõtlemise koht. Ja minu jaoks vaenlased kogu selles LGBTIQ blablabla asjas ei ole need geid. Juba enne seda, kui see suur trall läks Eestist lahti, mul näiteks minu jumestuskoolitaja, gei, väga sümpaatne inimene ja ma olen isegi mõelnud selle peale, et tal on teine orientatsioon. Võib-olla ka sellepärast, et ta ei ole eestlane, et eestlaste plaanis see tundub mulle võib-olla midagi väga haruldast. Aga kui ta oli välismaalane, siis võib-olla sellepärast ma ei pööranud sellele väga palju tähelepanu. See oli lihtsalt tema. Väga soe, siiras inimene. Ja nüüd mulle tundub, et meid just pannakse üksteisesse halvasti suhtuma. Need on need seal, pederastid. Need on seal vihkajad, sallimatud ja siis see möllupilv niimoodi tõuseb ja põleb. Ja ma tunnen, et see ei teeni mitte kumbagi poolt tegelikult. Ja siin ma olen näinud ka geisid, kes astuvad üles, ütlevad, et lammutage ära see LGBT kupatus, jätke lihtsalt see, mis neil oli see, et jääks lesbid, geid ja biid eraldi ja siis kõik see muu on juba mingi täiesti ideoloogiline teema. Ja et jätke meid rahule. Siis ma olen näinud, kuidas transud, need, kes siis riietavad ennast naisteks, aga on näha, et tegelikult on mehed. Naljaks on see, et mõned naised teevad ka sellist meiki, et tundub nagu oleks transud, lihtsalt nii üle võlli. Aga see on see, mida me näeme, see jääb meile külge. Midagi pole teha. Ja siis, kuidas need transud ütlevad, et kord nalja teete, et miks te meiesuguseid saadete lastele raamatuid lugema? Me oleme täiesti seksuaalne teema ju omadega. See ei ole lihtsalt lust ja lillepidu, et me riietume, meigime teisiti, vaid sellel on seksuaalne selline häälestatus. Miks lasteaia, eelkooli lastele on vaja sellist asja? Ei ole vaja. Ja nad ise on ka osad sellest häiritud, aga need, kes selle perverssusega kaasa lähevad, see on ikkagi väga tugevalt seda pedofiilia hõngu sees, midagi pole teha, sest kui me hakkame tegelema laste seksualiseerimisega, nende seksuaalse hariduse tähe all, siis see tegelikult teenib seda pedofiilia asja. Kes tahab seda tunnistab, kes ei taha mingitel põhjustel, kas või isiklikel põhjustel, siis ärge tunnistage. Ja siin oli 1. detsembril ERR kirjutab, riik kinnitas LGBTIQ inimeste võrdsete võimaluste edendamise tegevuskava, aga see rong on läinud, neil on juba eelis, rajaeelis. Ja nüüd mingit võrdsust taga ajada, see on lihtsalt veel rohkem neile raha juurde anda, sellist õigusi juurde anda, kuigi see õigusi tähendab siis seda, siin oli kuidagi välja toodud, et kui siis ühesõnaga, kui on mingi kuritegu ja see on sooritatud selle LGBT inimese suhtes, et siis on kuidagi nagu karmim asi. Ja mina mõtlen, et ma ei tea, kuhu me sellega jõuame. Stiilis, et sind vallandatakse ja saad minna kaebama, sellepärast vallandati, et ma olen see. Võib-olla vallandati sellepärast, et sa ei ole pädev oma ametikohal või vedasid alt organisatsiooni, mida iganes. Aga kes saab selle taha hakata pugema niimoodi mugavalt. Ja minu jutu mõte siin absoluutselt ei ole see, et minus oleks mingi vimm nende inimeste suhtes. Jah, ma saan aru, et mingi 0, ma ei tea, mis protsent võib loodus vingerpussi mängida. Ma saan aru, et suur osa neist on ikkagi traumapinnalt selles kohas omadega. Jah, see tervenemise teekond, mul isiklikult sellist teekond ette pole vaja võtta. Ma ei ole keegi, kes võiks siis hinnata, et hakake tervenema. Ma ei tea, kui minul ei ole sellist kogemust, siis mul on ka väga raske targutada sel teemal. Ma võin ainult kõrvalt öelda,
mida ma niimoodi objektiivselt, faktiliselt saan öelda, sest ma olen lugenud vastavat kirjandust, kust need sellised kväärandused välja tulevad. Ja see samune, et kuidas siis anname neile võimalusi juurde olukorras, kus meie absoluutne vaesus süveneb, mujal on nagu tulekahju ja siis tegeletakse mingi, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, lihtsalt kui ma panen skaalale, mis on oluline ja mis on vähem oluline, mis on selline kiireloomuline ja mis on asi, mis võiks lükata ükskõik mis tulevikku, sest see ei ole isegi teema, ma ütlesin, nad on juba võrdsemad, sest see käibki see ideoloogiline ajupesu. Ja mulle meenub see selline, et kui leiba pole, andke torti. Lihtsalt see olukorra absurdsus. Ja selle taustal saaks ju öelda, et äkki sellest on kellelegi midagi head, äkki keegi tunneb siis selle võrra ennast ühiskonda rohkem kaasatuna, aga kui mina võtan seda ühiskonda, siis mulle ikkagi meeldiks näha seda tervikuna ja ma saan aru, tänasel päeval meil Eestis korruptsioon vohab. Ma ei usu, et isegi lahjevalt kui Ukrainas. Meil lihtsalt ei räägita sellest, sest see on nii ulatuslik. Nii paljud on selle korruptsiooniga seotud, et nad ei taha nagu väga torkida seda, sest äkki see mädapaise pritsib enda peale ka. Või äkki see mädapaise, äkki ma olen osa sellest mädapaisest, sest et kuidas oma töökoht on saadud, kuidas mingeid asju on hangeldatud ja nii edasi, nii edasi. Ja siis minul ongi see tunne, et tänases päevas leida see tuumik inimesi, et see Eesti elu kord teha on väga raske, sest need, kes on selle korruptsiooni asjaga moel või teisel seotud, on kuramuse palju. Ja siis ma saangi aru, et inimesed ongi, aga mina, et see siuke nagu indiviidi värk. Ma saan aru, et iseenda eest hoolitsemine on iseenda asi. Ega kuskilt maalt me peame märkama seda, et kui see minu isiklik asi kahjustab suuresti seda ühishuvi, siis tuleks mõelda terviklikumalt. Kas meil on siin maal hea, kui inimestel meie ümber on halb? Ja siin minda siis selle vähemuse kaitsele ja unustada ära, et meil on inimesi, kellel pole süüagi. Ja saab ju öelda, et oma viga, ma ei tea, mina tööle. Aga kui me tahame päriselt hoolitseda selle ühiskonna kõige nõrgema osa eest, siis võtame need, kes on päriselt. Puudega inimesed, eakad, lapsed. See on see osa, mis peaks olema meie prioriteet. Aga euroopalikud väärtused. Ja võiks ju öelda, et Kertu, et siin ju tehakse häid asju ka. Sain minagi selle hääde asjade teate. Lugupeetud Kertu Luis, kanname teada, et uute asjaolude tõttu on mootorsõiduki maksu teade number 2025-02-43-753 kehtetuks tunnistatud. No mis sa hädaldad, vaata häid asju tehakse ka. Ja minule sellistel momentidel, kus sulle täiega vändatakse, kui paljud inimesed loobusidki vahepealsel ajal oma sõidukist ja läksid mingisse ebamugavamasse olukorda. See reaalne rahaline kahju on juba tekitatud. Ja mitte selle näol, et sa panid oma raha selle maksu alla kinni, aga nüüd tasa arveldame. See kahju on juba tehtud ja mulle kogu selle olukorra peale tuli lihtsalt selline võrdlus, võib-olla see on nõme võrdlus. Mees annab naisele jalaga kõhtu ja siis toob lillekimbu. Ja et leevendada seda, et naisel on hea ikka tore lilli saada. Naine samal ajal teab, et mehe isik ongi selline vägivaldne, lühikese sütikuga. Ta teab, et need viimased korrad, need korrad, mis ta on saanud füüsilist vägivalda kogeda, need ei jää viimaseks ja neid ilmselt tuleb veel. Ja see, kuidas meie valitsus toimetab selle maksupoliitikaga on täpselt nii. Kägistatakse, pekstakse. Palun. See automaksu värk, mootorsõidukimaks, neil on endal see asi täiesti, see on üleseid juba valesti, vigaselt. Ja nüüd tunnistati kehtetuks see teade ja lillekimbuke on ju, aga peksmine vägivald jätkuvad. Järgmiste siis sanktsioneerimiste näol, see, kuidas meil siin maamaksuga pigistatakse inimestelt maapinti jalgalt välja ja ma tean, et siin on olnud õigustus, aga siis see maa muutub soodsamaks, sest inimesed ei hoia oma kinnisvarast nii kinni ja maast nii kinni. Meil ei olegi vahendeid, et nii kallist maast kinni hoida. See maa ongi väärtuslik, aga see on meie maa. Meie esivanemad on sellest võidelnud, kes on selle välja maksnud, välja ostnud ja nüüd see lihtsalt maksustatakse meilt käest ja mitte sellepärast, et see oleks odavam siis liikvele lasta,
vaid suurkorporatsioonid, kes meie valitsust suunavad ka neid protsesse, et neil oleks lihtsam see maa meie jalgelt kätte saada. Nii et jah. Ja samal ajal ei õpetata meie lastele siis nii väga seda väärtust ennast. Ei õpetata, kuidas ise olla tugev, kas või majanduslikult tugev, aga siin mõned aastad tagasi oli aset leidnud selline asi. Tiiu Ritter jagas ühes kohalikus grupis. 2 aastate eest oli vähemalt ühes Võru valla koolis rõhk seksiõpetusel. Ja, ärge üllatuge. Uurisin toona, selgus, et üks õpetaja oli käinud mingil hästi tasustatud suvekursusel ja osales mingis erilises programmis, mida ta siis entusiastlikult koolis juurutas, sest selline oli reisi ja väljategemise tingimus. Ja siis pidid 11-12 aastased 6. klassi juntsud kodutööna lahendama ristsõna, mille teemaks olid erinevate suguhaiguste tunnused. Ei räägita sellest, et keha on püha, suguline akt kui selline on midagi, hoomamatut nii noorele, et see ei ole teema, kuhu üldse sinna poole vaadatagi, sest sa veel ei ole selles eas. Sinu vaimne füüsiline küpsus ei ole veel seal kohas. Ja see üks õpetaja, ma arvan, et see ei olnud see üks õpetaja. Juba tol ajal ma arvan, et neid oli mitmeid, lihtsalt see üks tuli välja ja tänasel päeval see on juba normiks muutunud. Aga võru keel kohalikul tasandil oleks õppekava loomulik osa. Pole aega, pole ressurssi, lihtsalt pole. Aga suguhaigused 6. klassi juntsudele, ma arvan, et see on juba noorematele edasi läinud, sest siin hiljagu ühe kooli kõrval oli ka peale valimisreklaame tuli mingi suguhaiguste reklaam. Kool, põhikool. Põhikooli lapsed peavad suguhaiguste osas olema vist sama targad kui, et ma ei tea, kuidas siduda haava või panna plaastrit, desinfitseerida haava ja muud nähtused. Nii et jah, vot. Ja siit oli üks kentsakas moment veel sellest LGBT asjast oli. Välispoliitilise tegevuse raames mõistab Eesti avalikult hukka seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, soolise eneseväljenduse ja sootunnuste alusel põhineva diskrimineerimise ja vägivalla. See oli siis selle sama Erki Keldo kupatuse raames ERR-is. Ja lähen sujuvalt üle Delfis autoriks Margus Tsahkna Eesti 200. Eesti tugevdab maailmas oma haaret. Diplomaatia on sõnade kunst, kuid sõnad kõlavad kaugemale siis, kui neid toetavad teod. Selleks on ülioluline, et Eesti oleks kohal ja nähtav nendes riikides, mis on meie jaoks välispoliitiliselt strateegilise tähtsusega. Ja see samune Tsahkna käib, lehvitab seda õiget lippu ja mõtleme, mis kuramused toetavad teod. Kas see selline enda lödipüksina ja tuulelipuna näitamine siis nagu mingi tegu või käia ülbitseda maailmas ringi, et see on siis see, mis näitab, kes me oleme või see on minu jaoks, kui nüüd võtta, et võru keel, see nii sureb välja. Varem või hiljem, see ei ole jätkusuutlik, mis sa teed sellega maailmas? Inglise keel, hiina keel, neid peab õppima. Aga mina mõtlen, et kui me täna hoiame seda keelt, siis tegelikult sellel keelel, kui meil on oma keel, selle riigikeele sees, vot see on asi, millega välismaailmas tegelikult paistaksime silma vau. Te olete tugev rahvas, te olete suutnud hoida midagi, mida väga paljud ei ole suutnud hoida. Ja see näitaks meid tugevana. Tulevad inimesed külla, see on meie kohalik keel. Jah, meil on eesti keel, aga võt meil see kohalik inimene on ka veel nii tugev, et meil on ka see kohalik keel säilinud. Ja isegi kui see on järgmised, ma ei tea, 2, 3, 4 põlve, kui need inimesedki saavad selle hingena elada, kehastudes siin selle võrokesena, siis ma arvan, et see on üliväärtuslik. Ja kõik see ressurss, aja, raha näol, mis selle alla läheb, see on väga palju kandvam kui see raha uputamine ja aja uputamine, mis toimub meil selle tegelikult õõnestamistegevuse näol. See on sihilik õõnestamine. Ja mina mõtlen, et millal võetakse vastutusele need meie riigi õõnestajad, meie kaitsevõime õõnestajad. Siin oli just üks värske uudis, kuidas Pevkur tahab riigikaitseobjektide planeerimisel piirata kaebeõigust. Pevkur tahab riigikaitseobjektide planeerimisel piirata kaebeõigust. Kes, mis on riik? Kui meie siin koha peal ei tohi ennast kaitsta selle kaitsevõime eest, siis kes oleme meie? Kas meie oleme üldse see riik, kui riigikaitse nimel
meist üle sõidetakse ja meie ennast selle riigi kaitsest kaitsta ei tohi, sest meie kaebeõigust piiratakse. Kuskilt on midagi väga nihu. Ja kuskilt on sisse imbunud kollaborandid, sabotöörid, igasugu siukseid sõnu saaksin kasutada. Ja siis ma mõtlengi, et see polariseerumine selles mõttes on teema, et me oleme sattunud sihtmärgiks. Ja ma olen öelnud ka, et kui me oleme sihtmärk, siis see, kes sihib, on automaatselt vaenlane. Siis need inimesed, kes on meie seas, kelle suhtes mina ei tahaks tunda seda polariseerumist, ma ei taha vastanduda. Sest on inimesi, kelle töökoht, ametikoht, see, kuidas nad ennast väljendavad selleks, et leib laual oleks, on minu jaoks meie sihikule võtmisega seotud inimesena. Ma ei saa olla vihane, vaenata, sest ma saan aru, et tegemist on lihtsalt nõrga inimesega. Ja siis ma olengi natuke segadust inimesena, ma ei pea vimma, ma ei ole pahane, aga kuskil minus on ikkagi see, et sa natuke nagu muutud vastaseks. Kui sa teed neid asju, mis meid kahjustavad, ja selles mõttes on see keeruline, et kõik toimub iluloosung, et tegime seda head asja, toda head asja, see inimene ei saagi aru, mille teenistusest ta on. Ja siis ma tunnengi, et ma räägin edasi neid asju ja kui te kuulete, et ma räägin midagi, mis teid justkui riivab, siis ärge võtke seda isiklikult. Ja kui ma ütlen, et te olete nõrgad inimesed, siis ärge võtke ka seda isiklikult, sest see on lihtsalt koht, kuhu te olete jõudnud selle voolu tõttu, kuhu te olete sattunud ja te ei ole isegi aru saanud, mis voolus te olete ja mingi hetk, kui teist ärkab see selline, muidugi, midagi ei klapi, siis teil on võimalus saada tugevamaks inimeseks, sest tugev inimene võib ju öelda, et kui me sünnime, me oleme puhtad lehed, aga kui me oleks päriselt see tugev versioon, siis võib-olla me ei sünnikski siia inimestena. Me olemegi siia tulnud arenema, kasvama ja miks mitte ka siis tugevamaks saama, nii tugevaks, et me ei lähe nende mängudega kaasa. Ja üks koht veel, kus ma tunnen hästi tugevalt, on inimesed üle võetud, mängitakse nõrkustele, hirmudele, on meditsiin. Ja see ei ole isegi, et meie rahast mingid tegelased on pimestatud, vaid siin läheb asi juba nagu sadistlikuks kätte. Need, kes on selle meditsiinisüsteemi sees, kes on näinud, mis tagajärgi see moodne meditsiin omab ja sa jätkad. See on sadistlik. See lihtsalt on sadistlik, mitte midagi muud, kui sa tead, mida sinu tegevus, sinu lobitöö kaasa toob ja sa jätkad. Raha ei saa üle kaaluda seda, mis sinust tekib, kui sa just ei ole oma loomult kuskilt sadistlik. Lihtsalt siin üks näide. Ma loen ette ühe kommentaari, mis ma mõtlesin, et on jagamist väärt. Alar kirjutab, armas Kertu, tänan sind selle saate eest. Kirjutan täna natuke pikema loo oma kogemustest ja uurimistest. Kuskil 1970 paiku pääsesin teetanuse vaktsiinist tänu vanemale arstile. Noor arst tahtis kohe vastavat vaksi teha. Õnneks sellele vanemale arstile, kes ütles, et nii see asi ei käi, tegi ta mulle sobivustesti, mis näitas, et mul oli loomulik teetanuse immuunsus. Lisaks ta hoiatas mind, et kui ma kunagi peaksin teetanuse vaktsiini saama, siis kaob minu immuunsus. Tähendab, et tol ajal, Vene ajal, oli olemas sobivustestid ja õppinud arstid. Mitte väga ammu, vist 6-8 aastat tagasi, oli veel Eesti Vabariigi meditsiiniseaduses nõue, ennem igat vaktsineerimist on kohustus teha sobivustest. See oli seaduse nõue. Kuhu see jäänud on? PCR-test on ajupesuskeem, ei enamat kahjuks. Kui minul tavakodanikul tekib võimalus avalikult kohtuda Lutsari, Jolleri, Popoviga, siis mul on 3 küsimust neile, kus nad pole võimelised vastust andma. Õnnetuseks kasutavad taolised arstid, teadlased, väidet, muide on seegi ainult emotsioon. Teadus on palju edasi arenenud, arendatud. Jõudu ja jaksu vastu pidada peavalu ajupesule. Sellest arengust rääkides, areng toimus võib-olla mingi hetkeni ja siis, kui saadi aru, kui võimas see masinavärk on, et tuua vahendeid, omakasuvahendeid, kuidas allutada, kontrollida inimkonda, ehk siis võim, sadismus, siis sealt edasi ma tunnen, et see teadus tegelikult ei arene. Ja see on minu selline hinnang toimuvale, kes tahab teisiti arvata, kes näiteks ise on teadlane, tunneb, et ta teeb mingit väga tänuväärset ja tõesti teadust, rõõm, aga suures pildis see on pime aeg.
Ja 27. novembril Elu24 Postimees kirjutab defitsiit. Tallinlane imestab, et tal pole kuidagi võimalik soovitud vaktsiini saada. Koroonavaktsiini pole ikka veel saada, ütleb 51-aastane tallinlane, kes sooviks end enne Aasiasse reisimist koroonaviiruse vastu vaktsineerida. Mehe sõnul pole tal õnnestunud vaktsiini saada, kuna ta ei kuule riskirühma. Riskirühma välistele inimestele COVID-19 vaktsineerimine hetkeseisuga ette nähtud ei ole. Kui 2021. aastal vaktsineeriti tuhandeid inimesi ja lausa kohustuslikus korras, ammugi sai vaktsiini igaüks, kes selleks soovi avaldas, ei mingit sobivustesti. Tegelikult vereprobleemidega inimestel oli see vaktsiin eos väga vastunäidustatud, ei küsitud ka paljudel juhtudel. Siis praeguseks on asjad muutunud. Andmed kinnitavad, et täiskasvanud terve inimene seda vaktsiini ei vaja, ütles Terviseamet 2024. aasta sügisel Elu24 antud kommentaaris. Apoteeka.ee, teen tasuta reklaami. COVID-19 ja gripivastane vaktsineerimine riskirühmadele. Selle teenuse käigus manustatakse samaaegselt nii gripi kui COVID-19 vastased vaktsiinid. Süsted tehakse erinevatesse õlavartesse. Teenus on mõeldud inimestele, kes kuuluvad nii gripi kui COVID-19 järgmistesse riskirühmadesse, 60-aastased ja vanemad inimesed, lapseootel naised. Ja siis C-geenirike, too haigus, diagnoos, surnult sündinud. Okei. Siin just on öeldud, andmed kinnitavad, et täiskasvanud terve inimene, rase on, mitte küll alati täiskasvanud, aga terve inimene, see, et ta on rase, ei tähenda automaatselt seda, et ta oleks mitte terve. Aga jah, teenus on mõeldud neile, kelle kohta Terviseamet aastal 2024 ütles, et ei vaja. Kõik kõrvaltoimete, see MTÜ, mis oli nähtamatud inimestest, ei olnud nähtamatud inimesed, andke andeks, Riina Küti MTÜ, ikkagi inimesed. Kõik need lood ei ole mingi vaksivastaste uhuu-mluu. See on reaalsus, millest ei taheta väga rääkida. Teisi tasuta gripivastase vaktsineerimise sihtrühma saad vaadata ja broneerida aja siit. Teisi tasuta COVID-19 vaktsineerimise sihtrühmi saad vaadata ja aja broneerida siit. Ehk siis lingid juures. Vaktsineerida soovitatakse ühekordse doosiga, kui viimasest vaktsineerimisest ja või COVID-19 läbipõdemisest on möödunud 3 kuud. Ehk siis ühekordne doos on ju. Ehk siis sa ei saa korraga teha esimest, teist, kolmandat ja boosterit, vaid et sa teed ühekordse, 3 kuu pärast jälle. Ja siis jälle. Ja siis jälle. Sest et siin spetsialistid räägivad. Meditsiini inimesed, need ju teavad paremini kui meie. Ja ka siis, kui inimene ei ole siiani vaktsineeritud ja või läbipõdenud. Ehk siis mina mõtlen, et kas vabas riigis saab selliseid asju toimuda? Jah, ma kujutan ette, et vaba riik tähendab seda, et on kapitalism ja siis ostan, müün, vahetan nii, nagu ise heaks arvan, aga need asjad toimuvad riiklikul tasandil. Ma olin just Telegrami konverentsil, osalesin hiljaaegu, kus toodi välja näide, mis ei olnud esmakordne kuulmine, et kohalikest omavalitsustest need suuremad ninad, mitte väiksed nupud, suuremad ninad, enne COVID-i pandeemia, enne kui keegi nahkhirt jõudis süüa, olid juba kutsutud kokku, neile räägiti ära, mis toimuma hakkab, aga see, mis toimuma hakkab, oli juba aastaid varem läbi mängitud ühel asjal. Ehk siis kõik see, mis toimus, oli ette teada, aga oi, midagi juhtus nüüd äkitselt. Lihtsalt meie ennustajad saime kokku ja teadsime, mis juhtuma hakkab. Ja see, mis toimus, ei tulnud neile üllatusena, aga meile pidi tegema nagu teeme seda kolmandat, et äkki ikka pääseme suuremast hullust. Ette oli ka teada, et need vaktsiinid on tugevate kõrvaltoimetega. Need, kes said lahjemalt kraami, said lahjemalt pihta. Ja siis ma jõudsingi sinna, et midagi ei ole muutunud. Me oleme liikunud liidust liitu, aga me ei ole vaba riik. Me juhitakse kuskilt eemalt. Ja siin kohapeal on lihtsalt tööriistad inimesed. Samasugune inimkvaliteet. Ja siis kui ma lugesin seda raamatut Aktsioonide aeg, see samune inimkvaliteet, kes käis neid noori laiali peksmas sealt kalmudelt, kes ise pärast organiseeris selle rüüstamise seal, kus peksti need kivid pikali, see sama inimkvaliteet, osad nimed on isegi samad, ei ole aeg nii palju mööda veel läinud, on see,
kes täna käib sinna pärgasid panema pildistamise saatel, kui pole fotoaparaati, pole põhjust minnagi. Ja kui peaks midagi muutuma, võim vahetuma, siis need samused lödipüksid, minu jaoks saast inimesed, sest sa ei ole inimene, kui sa oled nagu nii müüdav nahk. Ja võib jälle pugeda selle taha, et mõned on nõrgemad inimesed, aga kui sa ikkagi nii konkreetselt oled valmis käske täitma, siis see ei ole lihtsalt see, et sa oled nõrk inimene, vaid et sinus on ikkagi see sadism kuskil, see sadistlik pool nii tugevalt sees. Ja need samused siis järgmise võimuaegu suudaksid jälle peksta laiali neid, kes vabadussõjas meieest langenute mälestust hoiaksid. Nii et jah, kaasa hulpijad. Ja huvitav on ka see, et need inimesed on väga kergesti äratuntavad, sest et kui sotsiaalmeedias nüüd jälgin, kui kellelgi on ikka järjest seal raamid, sinikollane lipuke, tühisuda, Stand with Ukraine raam, paninula alla, vaktsineeritud COVID-19 vastu. See lihtsalt nagu, kui sa võtad need profiilipildid lahti, vaatad see raam, too raam, mõnel on nagu täiskomplekt, mingid raamid olid veel, ma kõike ei hakanud välja otsima. Ühesõnaga nende raamide järgi saad aru, et need on need inimesed, kes lihtsalt on nõrgad. Neil ei ole mitte kuskil hetkel hakanud kelluke helisema, et midagi ei klapi. Kuidagi nagu üldse ei klapi. Ja isegi kui peavool ütleb välja, et Zelenski kõrval on mingid kõvemad korruptandid, siis tema ise on meile tänase päevani ikka puhas poiss, sest et peavool ütles. Aga mingi suure märkamine sellegipoolest toimub ja ma usun, et ka nende raami inimeste seas kuskilt maalt ikkagi lihtsalt ma olen trehvanud mitme otsa, kellel on kõik raamid järjest. Aga ma vaikselt selle põhjal, mis ma näen, et inimesed ärkavad, arvan, et mingil hetkel need raamiahelikud ka hakkavad katkema. Näiteks, kui see Poväri teema siin, Norra ja Rootsi näiteks keelasid selle kasutamise mürgisuse tõttu, sest see vähendab lehmadel piimatoodangut, munasarjade kärbumist põhjustab, lihast on leitud selle mürgise aine 5 NOP jääke, YouTube'is on videod, kus kurdetakse, et lehmad surevad selle kätte, aga näiteks Soome Valio kasutab edasi põhjendusega, et Euroopa Liidu komisjon on selle kasutamiseks loa andnud. Ja Eestis on need tooted siis Valio ja Alma kaubamärgi all. Ja siis ma mõtlen, et nagu, mida kuradit, kas selle kasutamisest saab raha, sest ei ole võimalik, et Norras, Rootsis on tagajärjed ja siis Soomes ei ole, et Soome lehmad on kuidagi nagu mingi kangem kraam, mingi viikinglehmad või et neile see mürk külge ei hakka. Kindlasti on seal mingid tagajärjed, aga kas selle kasutamisest saab raha, tekkis minust küsimus. See on see, kui sa hakkad seda asja läbi nägema, siis küsimusi on rohkem kui seda infot, mida sa loed kokku. Ja see, et me ärkame, selle märk on see, et hästi palju naerunägusid pannakse. Kaja Kallas räägib, enamus on naerunäod. Räägitakse, linnugripp muteerub, ohustab nüüd ka inimesi, enamus on naerunäod. COVID-vaktsiin vähendab südamerabanduste ja insultide riski, enamus on naerunäod. Pluss siis vihased näod, sest need, keda on see asi lähedalt tabanud, kes on lähedase kaotanud või lähedase tervis on tugevalt selle vaktsiinitud kahjustada saanud, siis nad on vihased. On kurbasid nägusid nende poolt, kes siis on veel selles leinakohas. Ja siis on see tunne, et naeravad, mul on nagu, paljud saavad aru, rõõm, et enam nendesse orkidesse ei minda, aga samal ajal ma mõtlen, et ei ole vist juhuslik, et meile neid asju ette söödetakse ja lastakse naerda ja näha neid naerunägust. Kuigi mingite postituste all on ka numbrid ära kaotatud, et sa näed, et kõige rohkem on naerunäe reaktsiooni, aga numbrit ei tule. Ilmselt selleks, et me ei saaks nii palju rõõmustada, aga selle rõõm natuke on minu jaoks selline hetkeline, sest järgmine hetk ma mõtlen, et mis siin toimub. Kas praegu algoritm kogub infot, et kes me oleme ja kui läheb sotsiaalse krediidiskoori süsteem käiku, siis me oleme juba toniga miinuses. Ma ei tea, nii lihtsalt kuidagi see mäng käib. Aga sääne sai siis tämpäne saada. Ma väga looda, et siin oli midagi, mis on nagu eloh olemise tunnet. Ma olen arvu saanud tunda kõige tähtsam asi, kõiki neid asju. Ma ükskõik määnse poole peal sa oled hinda arust. Olla elon, tunda hinnast eloh. Tuo on kõige väärtuslikum tunne ta inemises olemise mann. Ja ma arvan, nuugia omavada säänse üten voolamise poole peal. Ma ei usu, et seal saa väga eloh tunnet olla, sest et mul on raske kõnelda asju,
mis põhjustas tagajärgi, kun minno sealtki tõmmatas nagu oksa avalikult või sälätakan, et saasi moota inimesi sälätakan, et ütelda Kertu on sääne. Ja kui ma ei tiia periselt, kui paljudele on täd juttu aetu, siis ta on nagu sulõpadi õhku visatu, korja kõik suleb kokku. Ja siis ma olen mõtelnud, et jah, on rasse, aga kui rasse on näil ja tohi hinnast väljenda ja peava oma hindasanse vaistu alla suruma, sest et kui ma ole inemp ta päävoolu, nii ütelda voolu seen ja nakka vasta ujuma, sest musukutsil on juba ta ujumisjõutõnu, ongi vastavool. Juba lihasmass on niimoodi välja kujunenu ja sa õnne tugevambas, sest ma tunnen, et päävool, et õnne tugevambas, olgugi et inimesi vasta ujujit on rohkem ja rohkem. Meid silgus nagu õnne juurde, mano, aga päävoolu võttele jõulitsambas, sest neil on väga palju mida kaota. Ja mida peleda, näituses siin on järjest inimesil kontorid läbi otsitu, asjad nagu nakase välja tulema. Ja siis ma tunnegi, et meil on sääne nagu määnegi tugevust tekkyny tänu talle tüüle aastate kaupa, oleme siin ujunu vastuvoolu. Ja siis ma mõtlegi, et nuukia omava ta kaasa hulpmise seen ja saava arvu ja tahtva ka nagu ujo hinda sisehely perre. Päris rassa on. Ja siis ma mõtlen ka see näyte peale, ma oli pesamunaga vannin ja siis nii põnnuvõl kaiakuista ma avastanu, et viipääl sa niimoodi plärtsud, et tule helü, aga vesiprits näkku. Ja siis ta on tahai nagu ta pritsmist, a miildus väega, ta liigutust tetta ja kullelda ta hellu, a pritsmine ei miildu. Ja siis ma mõtlen ka esi hinda peale, kus ma kah nagu tahad nagu lühva vastada vett, aga siis pritsis vasta ja siis otsin prits. Et kui ma kõnele määnsestki asjust, mis nii ongi, ja siis on vaja ju mulle nagu näkku pritsi, et ole vakka, lõpeta ära, tekütades mulle määnestki nagu ebameeldivust, et ma vakka jääsi, aga tiete mulle eks miildus päega ta vabahuse helü, mis mu seen tekkus, kui ma tunnen, et ma saa teda, ta plärtsu. Nii et eks mul tule siis ta pritsmine ka üle ja edasi minna ta hää tunde pealt, mida ma teile kõigile ka soovita, elle vabana. Esike kui mii vabariik näge välja nii, et liidust liitu ja sisu on kõkke muud kui vaba, sest ta vabahus mi hengen. Ta on midagi väärt, elämist väärt. Aituma kuulamast ja järgmise kõrrani. Saade on salvestatud 2025. aastal.